Nurgakivi saates me räägime päris palju oma kodude sisustamisest. Oleme käinud erinevates mööblikauplustes, erinevates sisustuskauplustes, aga üks viis, kuidas oma kodu teha muude sisustuselementide kõrval natuke eksklusiivsemaks, on lisada sinna kivi. Ja kivimaailm ei ole nii lihtne, kui pealtnäha paistab, et läheme valime selle tüki graniiti. Tegelikult on seal valikuid rohkem, tulenevalt sellest, kuhu te seda panete ja kuidas te seda hiljem kasutama hakkate ja millist efekti saavutada tahate. Räägime sellest ettevõttes Kivisepad. Kui me räägime kividest, siis nagu ma ka mainisin, siis me ei räägi ainult sellisest tavapärasest meile harjumuspärasest graniidist, vaid tegelikult see kivimaailm on laiem ja graniit pole üldse kõige tavalisem materjal nii-öelda kivi tasapindade hulgas. Jaa, selles mõttes ei ole ainult looduskivi. Täna on väga populaarne ka kvartskivi, keraamika. Kvartskivi on kunstlik kivi, graniit tuleb meil loodusest, marmor samamoodi ja keraamika on ka kunstkivi. Mis on nende erinevused? Looduskivi puhul ja keraamika puhul on võimalik panna kuumad esemed sinna peale, kvartsi puhul me ei soovita otse tasapinnale panna, et pigem nende kõigi puhul kasutada kuuma plaati vahele sinna. Mustrite poole pealt on samamoodi, kvartsil on väga laialdane valik erinevatele maitsetele, erinevad värvitoonid. Looduskivi puhul on natukene väiksem valik, küll aga leiab midagi igale maitsele. Kas selline asi on võimalik, et kui kellelgi on väga spetsiifiline interjöör, siis ta kuidagi oma soovi järgi saab valida siis selle tonaalsuse ja mustri täiskivi puhul? Loomulikult, me oleme valmis kliendiga suhtlema nii-öelda personaalselt. Kui ta soovib midagi erilist, me otsime, aga kindlasti on selleks ka õiglane hind. Räägime natuke sellest, mis nendest kividest teha saab. No, kõige lihtsam on üks töö tasapind, aga mida veel saab kivist teha? Peale köögi tasapindade vannitubade on võimalik teha ka näiteks aknalaudu, erinevaid diivanilaudu, söögilaudu, näiteks õue lillekaste, mis iganes. Samuti saab ka treppe teha kividest, nii sise kui ka välistingimustele. Ma olen ka väga paljude erinevate materjalide kokku puutunud ja esimene küsimus mul tekiks on see, et kui me paneme nüüd mingi kivimi köögi tasapinnaks, siis erinevad kivimid on ju erinevalt puhastatavad. Kas kõik üldse soovitatakse kööki? Ei soovita. Marmorit me kindlasti ei soovita, kuna ta on pehme ja poorne, imeb väga hästi mustus sisse. Kui kallate ümber punane vein, siis seda välja sealt enam ei saa. Küll aga marmorit soovitame vannituppa, aga köögis kõige parem on võib-olla kvarts, graniit ja keraamika. Sa ütlesid, keraamika ja graniit on rohkem kuumataluvad, mis piiridest ja taluvusest me räägime seal? Keraamika puhul võib panna isegi 1000 kraadi sinna peale. Graniidi puhul küll natuke vähem, aga soovitame nii-öelda kuuma aluseid panna sinna vahele. No me vaatasime siin näidistesaalis ringi, tegelikult on teema ka kraanikausid, et täitsa põnevaid lahendusi saab ehitada. Jaa, me saame samast kivist, millega on tasapind tehtud, teha ka kivist valamu. Räägime natukene materjali valikust. Siin seal näen juba, et näidiseid on väga palju. Kui suur see erinevate kivipindade ja mustrite just väljanägemise valik on? Mustrid on väga laialdane, on sellised rahulikumad, kes tahab valget tooni, leiab valget on ka 10 erinevat. On vahepealseid toone, tumedaid, sellised mustrilised, mittemustrilised, et midagi ikka leiab. Kui me räägime näiteks värvitoonidest, kas kui kellegi maitse on natukene värvilisem, siis kas ka midagi värvilist on või tegelikult ikkagi me räägimegi pigem nagu heledatest, tumedatest, mustjatest, pruunikatest toonidest? Pigem see värvikaart läheb niimoodi heledast tumedani üle, et päris sellist nagu oranži, rohelist või punast, et sellist me võib-olla kuskilt laost leiame, aga täna ma arvan, et ei ole inimesi, kes tahaks sellist mürkrohelist ja kollast kivi. Aga kui me räägime nüüd pinnaviimistlusest? Jaa, meil on enamjaolt on poleeritud pinnaga, leiab ka mattpinnaga ja looduskivi puhul on meil kivid ka nii-öelda antiikse pinnaga ja nahkse pinnaga, mis on täna üpriski populaarsed. Mida tähendab nahkne pind kivi puhul? Ta on selline käele mõnus pehme struktuurne, et seda tuleb ise katsuda. Kui töötasapinnad, võib-olla ka kraanikausid, lauad, põrandad, seinad on kivimaterjali puhul sellised tavapärased kasutuskohad, siis ilmselt saab kivist nii mõndagi vallatud teha. Kui palju teile tullakse selliste metsikute ideedega ja kas te võtate need hea meelega vastu? Hea meelega võtame vastu. Lillekastid näiteks on põhiteema. Sa võid panna seda keset köögisaart või tasapinda, raamaturiiuli hoidikud, veiniriiulid,
mis iganes saame teha, et kui kellelgi on mingi metsik mõte, tulgu, vaatame üle, lahendame selle tehnilise poole, teeme ära selle töö. Sellise eksklusiivse toodangu puhul tekib küsimus, et kus kohas seda toodetakse, millised on reageerimisajad, kui paindlik kõik on? Meie tootmine asub Eestis, Tartus. Kuna meie tootmine on siin lähedal, on võimalik meil kiiresti reageerida ja teha töö valmis. Talvehooaeg sai läbi, sisustustööd on võib-olla ühel pool, tegeletakse rohkem välitöödega, muide kiviseppadel on üks väga põnev kampaania. Nimelt välitreppidele on soodustus –25% kuni juuni lõpuni, nii et vaadake oma trepid üle, nii et saab teha oluliselt luksuslikumaks, kui need teil praegu on.